Tere kena pärastlõunast kõigile vapratele, kes sõltumata kuumast ja kuivast ja õhuvaesest ruumist on vaprad ja lõpuni vastu peavad. Nagu tutvustuskaja ütles, siis mina olen Janne ja teen teile täna sellise ülevaate Baieri uudistest haigustõrje vallas, erinevatel põllukultuuridel, teraviljal, rapsil ja puudutan natukene ka sellist toa ja herne teemat, millest juba enne oli juttu. Aga sissejuhatuseks tegelikult tahan rääkida ka Baieri täienenud meeskonnast. Madis tõuseb püsti siit eesreast. Madis liitus meiega eelmise aasta novembris ja oleme nüüd kolmekesi kindlasti palju operatiivsemalt teie põllu peal, vastame küsimustele ja nõu jõuab teieni kindlasti palju kiiremini. Seega võtke julgelt ühendust, töötame ka kindlasti Oilseedsi müügimeestega, aga oleme olemas, nii et Madis on olemas. Panin siia ka telefoninumbri, aga kindlasti saate leiata selle kodulehelt või Oilseedsi müügiinimestelt. Tahan teile rääkida natukene Baieri uuest tehnoloogiast teravilja fungitsiidide maailmas. Nimetame me seda X-Pro tehnoloogiaks ja sellel põhinevad kaks fungitsiidi, Siltra ja Variano X-Pro, mis on meil nüüd turule toodud ja Oilseeds neid ka müüb. X-Pro, mis see siis on? X-Pro põhimõtteliselt on tehnoloogia, mis tagab kindlasti konkurentsitumalt kõige pikema kaitseajaga haigustõrje ja kindlasti ka on kõige laiema tõrjespektriga. Ja see X-Pro kõlab selliselt võõramaiselt ja alguses võib-olla segadust tekitavalt. Tegelikult lahti seletatuna X tuleb toimeainest Pixafen ja Pro tuleb toimeainest Prothioconazole, kokku on X-Pro. Need uued fungitsiidid baseeruvad kõik nendel kahel toimeainel ja miks just need toimeained? Pixafen kui Prothioconazole mõlemad on sellised keskmiselt liikuvad taimes. Nad on hea läbitungimisvõimega küll kutiikulast ja lehepinnast, aga nagu te näete sellises, saan näidata hiirega paremini, tilgutati siia lehe alaküljale Pixafeni või siis Prothioconazole'i ja sellise kaamera abil siis vaadeldi 7 päeva möödudes, kui kaugele on toimeaine liikunud. Nagu te näete, Pixafen tegelikult väga kaugele pole liikunud, kuid samas värv on muutumas lehe tipu osas heledamaks. See tähendab seda, et pidevalt see toimeaine imendub väikeste osakestena. Ja sama võib väita ka tegelikult Prothioconazole'i suhtes, mis samamoodi on hästi püsiv ja toimetab pikalt. Seetõttu ongi see väide, et pikim haiguste tõrje tänu X-Pro tehnoloogiale on tagatud. Veel kui rääkida Baieri fungitsiididest ja viimastest fungitsiididest, siis me ei paku enam lihtsalt haigustõrje preparaati, vaid X-Pro tähendab ka taimefüsioloogiat toetavat toimet. See on kindlasti nähtav silmaga põllu peal visuaalselt läbi rohendava mõju, läbi selle, et fotosünteesi võime on taimel efektiivsem. Kindlasti oluline ka biomass, just see lehestik, mis võtab päikeselt energiat vastu, et lehed painduvad ilusti niimoodi valguse kätte ja suudavad siis päikeselt võtta vastu kõik selle hea, mis siis saagi moodustumisele ja kvaliteetsele saagile aluse paneb. Ja kindlasti väga oluline on vastupidavus põuastressile, kuumus, kuivus, kõik sellised temperatuurid ja äärmuslikud, ka sellele paneb kindlasti see X-Pro tehnoloogia tagatise, et sellest taim tuleb välja. Väga oluline ka see, et meie X-Pro fungitsiidides ei ole lihtsalt see kanister, kus on ainult toimeained. Et see on valmis toode, see on valmis töötatud, toimeainete kontsentratsioon välja töötatud, seal on ka kleepained, ehk siis ei ole tarvis enam lisakleepainet lisada. Kindlasti see, et kõik need lisandid aitavad toimeainetel paremini imenduda läbi lehe ja vihmakindlus. Vihmakindlus selline poole tunniga on 100% see vihmakindlus tagatud, et ei ole ohtu ka äärmuslikes ilmastikutingimustes. Haigustõrje ja läbi selle toimeainete kombinatsioonid on välja töötatud Pixafeni ja Prothioconazole'i baasil, pluss lisatud siis vastavaid toimeaineid, mis siis, kui ma räägin Varianost ja Siltrast pärast edasi, siis mida vastava fungitsiidiga on võimalik tõrjuda, aga just need muutumatud toimeainete kontsentratsioonid ja toimetamine, see tagab selle, et erinevate toimeviisidega on ka resistentsus haiguste puhul välditud.
Räägin sellest füsioloogilisest mõjust ja Bonni ülikoolis üks saksa doktorant sai selle Bayeri ja X-Pro kuidagi uuris sellest ja tema idee tuli, et teeks doktorantuuri lõputöö sellest. Ja mis tema siis avastas, just see rohendav mõju ja füsioloogiline mõju oli see uurimisobjekt. Siis nagu te näete sellel pildil, siis siin on selgelt näha, kuidas piksafeniga pritsitud taimede lehed olid oluliselt laiemad ja nagu ma rääkisin enne, et see lehe vastuvõtupind valguse poolest on oluliselt suurem ja parem. Ja kui ta pani selle klorofilli sisaldusega tulpadesse, siis siin on piksafen küll üksinda, aga piksafen ja proteokonasool, klorofilli sisaldus, see on lipulehes, järgmises lehes, esimeses ja teises lehes, et oluline klorofilli sisalduse tõus oli lehtedes märgatav. Mainisin ka põua ja stressitingimuste üleelamist, siis oluline kindlasti see, et taime suht kasvu algfaasis pannakse paika tegelikult produktiivlusete arv, pannakse kindlasti paika see, mitu seemet on pähikus, kõik õitsemise eeldused, see tegelikult toimub kõik siin võrsumise lõpus, kõrsumise alguses kuni kusagil lipuleheni. Ja taimel on selline eneseabi impulss, võiks selle kohta öelda, et sellises lipulehes ja edaspidi, kui on sellisel ajal põud, kuumus ja stress, siis taim hakkab suretama osasid õisi, mis tõttu see siis on kohe saagikaos nähtav ja tuntav. Et põhimõtteliselt ta üritab nagu mõnedki seemned valmis toota, et järglasi on ju vaja saada. Siis X-Pro pritsimine selline lipulehes on näidanud seda, et taim suudab selle põua ja stressi üle elada ja selline õite fertiilsus säilib ja saagi potentsiaal on võimalik saada taimest kätte see, mis sellele taimele juba sisse kirjutatud geneetiliselt on. Oluline, nagu nimetasin, kleepained ja jaotuvus lehtedel ja taimedel, siis see on vanem formulatsioon ja sakslased tegid sellise katse, et panid lihtsalt sellist värvainet pritsimishahusesse ja nagu te näete, et vasakpoolsel pildil on sellised nagu laigud ja see ühtlikkus ei ole niivõrd hea, kui see on X-Pro tehnoloogia puhul, et just see viljapea kaitse puhul tuleb see väga oluliselt asjaks, sellepärast et toimeaine peab just selline sõkalde vahele ja pähikutesse jõudma. Mainisin enne ka seda imendumise kiirust ja vahakihi läbimist, siis see on kindlasti tagatud ja sellise 10 mm musliku vihmutuse katses on nähtud, et poole tunniga on seal ligi 80% kindlasti toimeainet imendunud, tunniga 100%, aga rääkides näiteks Siltra X-Prost, siis 15 minutiga võib just seda vihmakindlust tagada. Väga oluline mainisin enne seda, et ka kastemärjad taimed, kindlasti on see oluline siis, kui te pritsite, teete taimekaitsetööd, tuleb väike vihm, selline, ma mõtlen seenevihma, ma ei mõtle paduvihma, siis te võite jätkata oma tööd, midagi ei juhtu, kleepuvus on hea, kleepaine on sees ja midagi ei juhtu. Samuti oluline ka siis, kui on kastemärjad taimed hommikul, et ei ole ohtu, et saate mingisuguseid kõrvetusi või taime lehe peale toimeainet kuidagi augu kõrvetaks. Ja mõju saagikusele läbi kõige nende toimetamiste, siin on näha, kui on piksafen üksinda või X-Pro, siis proteokonasooliga, siis terade arv peas on kontrolliga võrreldes, kus siis ei ole fungitsiidi pritsitud oluliselt parem. Et suurem terade arv kindlasti tähendab oluliselt suuremat saaki. Ja rääkides nüüd tootepõhiselt, siis Variano X-Pro, mis sisaldab siis piksafeni, proteokonasooli ja võib-olla tuttavam toimeaine Fandangost, floksastrobiin. Nii piksafen kui floksastrobiin omavad seda rohendavat mõju, seega on see pikk rohendav ja toimetav taimehaiguse tõrjuv mõju kindlasti väga hea olemas. Kulunorm on tal liiter kuni 1,25 liitrit hektari kohta ja Bayeri poliitika on sedasi, et me registreerime Eesti tingimustesse sobiliku kulunormi vahemiku. Seega väga hea toimetamise jaoks, et haigused oleks tõrjutud, siis tegelikult normist väga palju ma ei soovitaks kindlasti alla minna ja paremal juhul, kui on haigusi palju, siis üldse mitte, et see 1,25 selline tugevaks tõrjeks rasketel aastatel on kindlasti parim valik. Helelaitsus lehtedel, viljapeadel, samuti siis odra puhul näiteks leherooste ja üldse proteokonasoolist tulenev rooste tõrje on väga hea Varianol. Ja kindlasti ka odra puhul võrklaitsus, äärislaitsus, mida ma tooksin välja, mida väga hästi tõrjub.
ja hästi, mida on katsed näidanud, siis talinisul on see tugev füsioloogiline mõju, see rohendav mõju ja